Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Nädal enne jaanipäeva sai Tallinn teada, et Konkurentsiamet on nüüd lõpuks andnud loa selleks, et pealinn saaks hakata oma raviasutusi liitma. Meil on stuudios Tallinna abilinnapea Riina Solman. Tere päevast! Tere päevast! No veel enne, kui me hakkame Tallinna asjadest rääkima, siis olete te siiski ka Isamaa erakonna aseesimees. Ja praegu tegelevad kõik presidendivalimistega, sest nagu selgus võidupühal, siis praegune president Alar Karis enam ei kandideeri ja Alar Karis oli just see, kelle taha oleks tulnud ka Isamaa erakond. Kuidas erakond nüüd edasi toimetab, et kas teil on olemas juba oma presidendikandidaat? Mis teie arvate, kuidas see protsess peaks edasi minema? No ütleme niimoodi, et tänu veel kord Alar Karisele selle väärika 5-aastase ametiaja eest. Meie olime tema selja taga, kuna enne teda oli ühiskond suhteliselt lõhestunud ja keemistemperatuuril ja tema oma väärika, targa ja ütleks isegi, et väga osava ja sellise mõistliku suhtumisega tõi kõik keskpõrandale kokku. Ta ei välistanud Eesti ühiskonnast kedagi ja just sellist presidenti Eesti vajab. Ja meil on väga kahju, et Välisministeeriumist talle sellised boksikindad vastu tulid ja sellise väärika ja eestlasi ühte liitva presidendi maine pihta hakati tõepoolest lausa ministri tasemel kuulja heitma. Ja täitsa võib Alar Karisest aru saada, et sellises olukorras, kus ta tegelikult ju enam ei liida, ta taandus ja ma arvan, ta tegi seda Eesti nimel, et see oli väga väärikas tema poolt ja tõesti Isamaa kogu koosseisust tänab teda. Aga nüüd, kuidas edasi on nii, et läbirääkimised on alanud, ühise kandidaadi väljaselgitamist sõelutakse. Väga kena, kui me saame selle inimese Riigikogus ära valida, kes sarnaselt Alar Karisega jätkab rahva ühendamist, mitte lõhestamist. Ja ma pean ise välja tooma, et minu lemmikkandidaat on muidugi Ülle Madise. Tema on seda näidanud juba, et ta oskab kõigiga suhestuda, ta ei jäta kedagi maha, ta kedagi ei eelista. Ja ta on väga suur õiguse asjatundja, põhiseaduse asjatundja, aga see ei ole muidugi erakonna seisukoht, see on minu isiklik vaade ja loomulikult ma pean esile tooma ka meie enda erakonna väga pikaaegset välis- ja kaitseministrit Jüri Luike. Et Jüri on ka kindlasti isik, keda ma toetaksin. Aga need on tõepoolest minu enda isiklikud eelistused. Erakond kindlasti valib selle järgi, mis on Eestile parim ja kõige kasulikum variant. Ma ei jäta üldsegi märkimata seda etteheidet, mida siis Alar Karise suunal tehti, et justkui välispoliitiliselt peaks olema tugevam või nagu Lennart Meri hoogsam. Ei ole, on erinevad ajad, kui on globaalsed pinged nii suured, siis võib-olla just konfliktide vältija on sellises olukorras Eestile parim. Ja ka Alexander Stubb, keda me kõik imetleme, ka tema ju tegelikult konflikte ei tekita, vaid tegelikult otsib kompromisse ja lahendusi. Et sellist presidenti Eesti vajab, et kes enne kõike sisepoliitiliselt tasakaalustaks, kodus on asjad korras ja välismaal esindaks meid väärikalt ja tõhusalt. Kuidas Isamaa on ise selle strateegia, kui üldse on juba paika pannud, et kas peetakse oluliseks tulla välja oma kandidaadiga või vaadatakse alguses ära, et äkki kerkib mingi üks kandidaat? Keegi, kellel on kõigi toetus? Eks nii seda kui teist tuleb kaaluda. Kõiki variante alati peab olema ka B-lahendus tagavaraks võtta, B-plaan tagavaraks võtta, aga hetkel vaatame, kas me leiame selle ühise sobiva kandidaadi. See oleks ju tegelikult parim, et sellise pärandi Alar Karis meile ka jätab, et ka võidutule, mille ta andis paar päeva tagasi võidupühal ja ütles, et ühendagu see kõiki kogu Eestimaad, et peaksime selles vaimus minema ka sügisestele valimistele vastu ja mitte taplemisega, nagu me nüüd siin kevad-talvel nägime. No ajakirjanikud ja analüütikud ikka spekuleerivad ja tegelikult Isamaa puhul on spekuleeritud, et Isamaa äkki tahaks näha selles ametis Jüri Ratast. Kas see võiks kõne alla tulla? Jüri Ratas on minu arust väga väärikas kandidaat. Just targu ei hakanud ma ennem tema nime välja käima, et jälle välistada tema pihta pommitamise ja kuulirahe. Aga ta ju korraga proovis juba kandideerida ja siis leiti kusagilt lauasahtlist kohe mingisugused kõlbulikud tšekid, millega siis tema ümber suurt käramüra teha, mis temasse tegelikult ei puutunudki. Need olid tema meeskonna tellitud nii-öelda siis söögid autosse, joogid autosse, kui te mäletate.
et peaminister sellise tšekimajandusega ise mitte kunagi ei tegele ega tea ka sellistest asjadest, et sellega siis Jüri teekond presidendi toolile tookord peatati. Mina arvan, et tema oleks Eestile hea president. Tema oma rahuliku, sõbraliku moega oleks eestlasi ühendav. Me näeme, et Jüri kõnetab ka nooremat sihtgruppi, mida võib-olla meie teised tema vanused nii osavalt teha ei oska, et me tegelikult tahame, et kõik põlvkondade läbilõige oleks ju ka presidendi näol esindatud. Aga räägime siis Tallinna asjadest ka ja alustuseks siis haiglast, et tõesti, kui Karl-Sander Kase, teie eelkäija, oli siin saates natuke rohkem kui aasta tagasi, siis ta oli selle haiglate liitmise suhtes üpris optimistlik. Oli küll teada, et riigi rahastust ei tule, aga ta lootis vähemalt, et aasta lõpuks saab juriidilise liitmise ära teha, aga nagu elu näitas, nii kähku see ei läinud. Nüüd on Konkurentsiameti luba olemas. Kuidas nüüd edasi minnakse? Edasi minnakse niimoodi, et oleme andnud siis ka minu poolt, linnavalitsuse poolt omaniku ootuse edasi, et konsolideerimisega lõpuni minna. Nagu Konkurentsiamet 16. juunil ka loa väljastas, saame me seda igati õigetel alustel kiiremini tegema hakata kui seni. Et hetkel oleme liitumiseks andnud ülesande Tallinna haigla AS-i alla tuua Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Kiirabihaigla ja Tallinna hambapolikliinik ja ka Lääne-Tallinna hambapolikliinik ühineb siis hambapolikliiniku alla laiemalt ning jätkame me siis nii-öelda konsolideerimisega sellisel moel, et kokku on kutsutud töörühmad, et paika panna uued nii-öelda läbi vaadata need raviteekonnad, vältida dupleerimist ja efektiivistada siis ütleme neid või tugevdada neid erialasid, mis on näiteks Ida-Tallinnas väga tugevalt silmakliinik, Lääne-Tallinnas on nakkushaigla, meil on väga tublid sünnitusmajad mõlemad, meil on siis perinatoloogia ja siis enneaegsete laste nii-öelda elulemus tõusnud tänu sellele, et seda tööd tehakse väga hästi, et teatud asjad, mis meil on tugevad, neid kindlasti lõhkuda ei tohi ja võib-olla siis leida need kohad, kus saab dubleerimist vältida, näiteks kirurgia võib olla mingis mahus, laboriuuringud mingis mahus ja need tööülesanded on AS Tallinna Haigla saanud kätte ja sellega toimetatakse kenasti. Ja Karl-Sander Kase ajal ka mina olin ju tookord tegelikult koalitsiooni liige ja toetasin ka Karl-Sander Kaset, kuigi jälle sotsiaalkomisjoni aseesimehena Riigikogus ma andsin ka selge signaali, et riigi raha sinna tegelikult ei tule, siis mida ma ütlen Karli kiituseks on see, et nüüd kui mindi edasi selle Lasnamäe haigla projektiga, siis kui me vaatame, et Lasnamäe võib-olla tõesti tulevikus vajaks natuke enamat, kui sealne tervisekeskus täna on. Aga kindlasti, kui riigil ei ole raha ja sellisel äreval ajastul, kus me tegelikult peame panustama elanikkonna kaitsesse, evakueerimisse rohkem ka haiglate näol, et sellist pompöösset miljardilist projekti ehitada, et see on totaalselt üle jõu käiv ja kui me vaatame ka nüüd ütleme situatsiooni strateegilises plaanis Tallinna linna, meil on väga hästi paiknevad hooned, väga õieti planeeritud kesklinna. Muuseas ka Soomes, Helsingis on 30ndatel täpselt samamoodi planeeritud kesklinna, ehitatud sinna hiljem suur haiglalinnak ümber ja just nimelt kesklinnas ja ka Ravi tänaval. Siis ütleme Lääne-Tallinn, jälle vajalik tiib, Mustamäe vajalik ja nüüd siis Lasnamäe, mis on katmata, et sinna võib-olla peaks väiksema sellise ambulatoorseteks vajadusteks parendatud keskusega ehitama, aga kindlasti mitte sellises mahus, sest kui me nüüd mõtleme selle peale, et oleks see pompöösne haigla, mis iganes tingimustel, võib-olla isegi 5 aastat tagasi, kui oli võimalik veel 300 miljoni euroga pluss siis linna raha see valmis ehitada, praegu on eks ole miljard selle maksumus, siis me ei kujuta ju ette, et Mustamäe inimene hakkab Lasnamäele sõitma või kuidas ta seda siis teeb, et tunde liikuda sinna ühte punkti, et tegelikult oli ta ju sisuliselt Pirita paekaldal. Mis paneb ka küsima, et kas täna on Tallinnal plaan, kuidas renoveerida neid vanu hooneid, sest tõenäoliselt mingisuguse uuenduse peab seal ette võtma. Nüüd on lihtsalt küsimus, millises mahus, et kas see on täna juba paika pandud või see seisab veel ees?
Need töögrupid juba käivad koos ja valmimas on ruumiprogramm, ehk see ruumiprogramm määratlebki ära siis need erialad, mida tugevdada, mida siis efektiivistada, mida kokku tõmmata. Kõige tähtsam on konsolideerimise puhul, et ühtlustub struktuur ja võib-olla siis ka töötajate jaoks muutub see paremaks, et nii palgatingimused kui töötajate karjäärivõimalused ja ka värbamine muutub läbipaistvaks. Et ei konkureeri enam haiglad samale personalile ühes või teises linna otsas ja samadele erialadele, vaid tekivad siis ühtlased standardid. Seal peab ka alati vaatama, et me ei lõhu ära olemasolevat väga väärtuslikku know-how'd või nagu ma juba ütlesin, eks, et silmakliinik, nakkus, sünnitus, kusagil on midagi väga hästi välja arendatud. Maailma tasemel on tegelikult ju meie keskhaiglad samamoodi või linnahaiglad. Et siis seda me tahame säilitada, et ruumiprogramm kõigepealt koos siis nende raviteekondadega, mis peaksid muutuma patsiendile selgemaks, arusaadavamaks ja töötajatele läbipaistvamaks. Et ma tahan ka rõhutada, et kõiki meie haiglatöötajaid on väga-väga vaja. Ma tunnustan seda tööd selles muutuste keerises. Küll tahetakse Lasnamäele, mõne aja pärast jälle kusagile mujale. 15 aastat on räägitud ikkagi sellest Lasnamäe paekaldast. Me kõik saime aru, et see on väga naljakas, et kogu linn sinna hakkab kokku jooksma, aga kuidagi see kuvandiloome nagu õnnestus. Ja ütleme, töötajatel on ka keeruline mõista, kui me anname vastakaid signaale, et mina täna tahan tunnustada kõiki meie haiglate töötajate, öelda, et kõiki on tarvis ja kõik on oodatud ka kaasa rääkima nendes töögruppides, endast märku andma. Need on üldiselt haiglates endas teadaolev info, kuhu inimesed saavad liituda või oma ettepanekuid esitada. Ma ikkagi tulen nende hoonete juurde, et kas Tallinnal on lähiajal raha, et panustada ka nende hoonete paremaks tegemisse? See on täiesti ilmne, et need amortiseerunud hooned vajavad kaasajastamist ja õieti nad ju elasid selles teadmises, et kohe-kohe kolime kõik Lasnamäele ja hoiti ka investeeringuid tagasi ja sellepärast on ka meie haiglatel kogutud tagavaraks ka veidi rasva, et neid jooksvaid investeeringuid, uusi aparaate, neid jooksvalt kogu aeg hangitakse ja parendusi tehakse. Et pärast koroonakriisi sai Lääne-Tallinna haigla suured investeeringud ja nüüd on tegelikult käes ka siis nagu teiste objektide järjekord. Hinnanguliselt ma arvan, et lähiaastatel sinna kulub 200-300 miljonit kindlasti vanade hoonete nii-öelda remondiks, kasutuskõlblikuks muutmiseks. Me ju räägime ka sellest, et oleks patsientidel parem, et ei oleks inimesed mitmekesi palatites, vaid tekiksid ka nii-öelda üksikpalatid, et ventilatsioon töötaks. Need on kõik täna ajale jalgu jäänud, et on investeeringud jäänud tegemata just selle uue haigla ootuses, aga seda ruumiprogrammi me hakkame nüüd sügiseks, tahaks juba sellise eelprojekti teada saada, kus siis kõik, mis peab paiknema, kus see raviteekond hakkab minema ja sinna otsa siis tuleb ka investeeringute programm. Ja siinkohal me ei saa mitte midagi teha, me ootame väga-väga head koostööd riigiga ja ma pean ütlema, et täna on see Karmen Jolleri ja tema meeskonnaga olnud hästi positiivne ja lootustandev, et ka riigi investeeringud Põhjaregiooni nii-öelda tippravikeskusesse kuluvad ära. Et meil on ju praegu tegelikult haiglate arengukava kuni 2040 on ju öelnud lausa seda, et kõigist Tallinna haiglatest saab üks suur tippkompetentsikeskus ühendhaigla. Täna on meil selline paber, mille alusel lausa töötada. Kui Lasnamäele seda suurt haiglat ei tule, siis on selge, see on juba ka lõpetatud, selle haigla projekteerimine on lõpetatud. Kas seda krunti on linnal mõttekas edasi pidada, kui see üldse kuulub linnale? Ma ei ole selles kindel. Ma jään ka selle faktilise vastuse hetkel võlgu, aga uurime välja ja saadan pärast andmed, et võib-olla saab siis internetiloos seda nagu ära märkida, et kindlasti kõik, mis puudutab linna planeerimist või siis linnavara, see on väga hea hoole all, et kui tõepoolest linnal teda tarvis ei ole, siis sinna saab ju midagi muud arendada. Kuigi ma mäletan ka neid erinevaid huvigruppe, kes ei soovinud sellele nii-öelda paekaldale ilma seda
väärindamata siis seda suurt auku sinna raiuda, et paekivikiht, mida saab siis ehituseks kasutada, seal on ka keskkonnakaitselisi aspekte, et seda kõike saab siis jälle uue pilguga vaadata. Aga nagu ma ütlesin, ma ise arvan, et Lasnamäe oma elanikkonna arvuga, neid on ikkagi üle 80 000 on minu arust Lasnamäel elanikke, et ja kui me vaatame, et ka siis me ju katame seda Harjumaa osa, isegi võib-olla tullakse kaugemaltki meie raviteenuseid saama, et sinna külge midagi suuremat kunagi ehitada on täitsa mõistlik, aga mitte pompöösset. No Tallinn võttis ka enne jaanipäeva vastu lisaeelarve ja see oli sellises üsna Tallinnale omapärase, tähendab Tallinna jaoks täitsa tavalises suuruses, see 11 miljonit, natuke rohkem, natuke vähem. Selliseid lisaeelarveid on Tallinn ikka teinud, sellepärast et Tallinna maksud reeglina laekuvad paremini, kui on eelarves prognoositud. Kui palju teie valdkond juurde sai raha? Sotsiaalhoolekanne üle 19 miljoni euro ja siis tervishoid ka ligi 2 miljonit eurot just üldhoolekandesse, raviteenustesse. Meie katta on ju nii-öelda siis kohaliku omavalitsuse ülesanne on üldhooldekodud, erivajadustega hooldekodud, kõik, mis on meie kompetentsi kuuluv, eks ole, koolid, lasteaiad, see on päris suur tükk ja osa, aga kuna meie elanikkond vananeb, ja ka Tallinnas sünnib vähem lapsi varasemast ja üldse need sünniaastad, mis järgnevad, näitavad meile sündimuse langust, siis ütleme just see sotsiaalhoolekande osakaal järjest tõuseb ja tegelikult on riigil üks väga suur auk täitmata, mis jääb kohaliku omavalitsuse õlule paraku, see on siis erihoolekanne. Tegelikult on see riiklik teenus. Meie oleme oma investeeringud sinna hoonete näol juba teinud ja tegemas veel juurde neid hooneid, aga teenust on seal väga keeruline pakkuda, kui Tervisekassast siis teenuseks meile raha ei tule. Et nii jäävadki erihoolekande nii-öelda siis kliendid meil tihti üldhoolekande teenusele, mis tähendab, et nad ei saa vajalikku eriravi. Ja nende tulevik on selle võrra tumedam, et seda me oleme vaadelnud ligi 56 miljonit on riigil sinna rahastamist puudu, see on suur auk, sellele on Riigikontroll tähelepanu juhtinud, kõik on üldiselt riigis sellega kursis, et just see pool, mis puudutab ka omastehooldajaid, kes saaksid tööl käia, saaksid ka oma vaimse tervise eest paremini hoolitseda, et seda teeb siis Tallinn praegu nii-öelda omal jõul, maksumaksja kulul, meie linna maksumaksja kulul siis, aga see on ka elementaarne, et meie riigi tugevust näidata, kuidas me hoolitseme oma nõrgemate eest. Aga see on kasvav, nagu te näete, ka tegelikult tugitöötajate teenused on sellisel nii-öelda hanejalgadel, et tihti töötatakse käsunduslepingutega, kui me räägime siis teist sorti lepingutest, mis tagab ka neile haigekassa ja muud sotsiaalsed garantiid, siis see tähendaks jälle miljoneid, mitmekümneid miljoneid lisarahastust, et me oleme natuke nokk kinni saba lahti olukorras, et see on tegelikult ka meie kohustus võib-olla ka järgmisele koosseisule valitsuses siiski see kergendus tuua, ma arvan, see tõstab ka SKP-d, kui me saame omastehooldajate puhul rääkida sellest, et nad lähevad tööle ja nende lapsed saavad käia koolis, neid koole on vajaka, et kui erihoolekande klient, ta on lapseeas, siis ta käib koolis, eks ole, põhikooli lõpuni tal on teenused, aga kui temast saab täiskasvanu, siis ta jääb järjekorda, ta jääb koju istuma, tekib tegelikult tagasilöök, et väga palju muresid on sotsiaalhoolekandes, hoolimata sellest, et mitukümmend miljonit, eks ole, on sinna lisaraha tulnud. Kas olukord naistekliinikus on nüüd maha rahunenud ja kas te täna nagu saate aru, millest see tekkis? Oli see lihtsalt kohalik emotsioonide ülekeemine, oli see kellegi juhtimisviga või midagi veel? See on väga mitmekihiline ja mitmetasandiline küsimus. Ma arvan, et laiemalt on see puudutanud tegelikult ka muutusi ühiskonnas, et nii sündimuse vähenemist kui ka siis haiglate konsolideerimist, et kuidas need muutused täpselt on neid töökollektiive puudutanud. Ja ma arvan, alguse saab kõik inimsuhetest, et sellist sarnast töötüli, usun, esineb igas kollektiivis. Et siin tuleb natukene võtta aega ja teha selgeks, mis täpselt juhtus. Kindlasti olen kuulanud haigla nõukogu ära, olen rääkinud ka siis haigla juhtkonnaga, kes on oma selgitused andnud ja öelnud, et kallid naised, et muretsema ei pea, et teil on täiesti turvaline ikkagi ka mõlemas meie Tallinna sünnitusmajas käia ja gümnakoloogilist abi saada, sest tegemist on tipptegijatega.
aga loomulikult see töötüli seal väljus tavapärastest raamidest ja kas tegemist on usalduse kaotusega, nagu haigla juhtkond ütleb, see asi vajab veel selgitamist, aga kindlasti oli tegemist patsiendi ohutuse juhtumiga ja vaidlusküsimusega, kas see siis oli kindlustusjuhtum, mille näol perekond oleks saanud väga kopsaka kuni 30 000 eurose toetuse oma lahkunud siis lähedase eest või siis seda ei pidanudki registreerima, et selline juriidiline vaidlusküsimus on ja kui me teame, et 3 aastat tagasi hakkas seadus kehtima patsiendi ohutuse tagamiseks, mis meie riigis on võib-olla veel natukene arengujärgus, siis kindlasti ka mina abilinnapeana ja üldse linnavalitsus ootab, et me selle seaduse nii-öelda rakendamisega edasi liiguksime. Aga omapoolsed tunnustussõnad ma olen öelnud ka Piret Veerusele, et soovin talle palju jõudu ja ma usun tema taoline inimene rakenduseta ei jää, et olen talle väga tänulik, et ta on ikkagi aastakümneid hoolitsenud meie naiste eest, meie laste eest, vastsündinute eest ja teinud endast oleneva, et abi on olemas, abi on väga kõrge tippkvaliteediga. Aga mis puudutab haiglasiseseid suhteid, siis ma arvan, et siin annab aeg kõige paremini arutust, et töörahu kui selline on, ma arvan, taastatud, aga kindlasti pinged hetkel veel on üleval. Ma usun, Jaanid natukene seda rahustasid, aga soovin ka haigla juhatusele jõudu oma otsuste selgitamisel ja läbipaistvuse tagamisel ja nii-öelda, et tipptegijad saaksid rahulikult oma tööd jätkata. Riina Solman, aitäh tulemast Postimehe otsesaatesse. Aitäh! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris uue nädala teisipäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.